Hea meel, et Kuku Hommikuraadio stuudios täna hommikul on külas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme. Tere hommikust! Tere hommikust! Provotseeri, eskaleeri, improviseeri, just nii on teie erakonnas sõnastatud kommunikatsioonistrateegia ja tundub, et selle vilju me praegu Eesti meediapildis mingil moel ka näeme. Aga mis te ütlete, kas 2025. aastal sobib poliitikule selline käitumine, kas ta sobib meie väärtusruumi? No me räägime ERR-ist, eks ju, ja ERR-i isadepäeva saatest ja tegelikult selle taustaks olevast ERR-i vana-aasta õhtu drag show'st, et provokatsiooniga tegeleb meil siin ERR ja süstemaatilise provokatsiooniga, ühiskonna lõhestamisega ja ühiskonna väga suurte ühiskonnagruppide solvamise ja alandamisega, antud juhul siis mitte ainult isadega, vaid ka nende isadega koos elavate emadega, keda nad siis koos oma isadega oma lapsi kasvatavad. Ja see on nii süstemaatiline ja nii parandamatu mu meelest, et me tõesti esitasime Riigikogule seaduseelnõu, millega ERR laiali saadetakse, nii et kui nüüd nagu selle asja iva juurde minna, siis asja iva on ikkagi see, et meie ühiskonnas on teatud väärtusruum ja väärtushoiakud ja need väärtuste vastu ERR kogu aeg eksib ja minu meelest see on ületanud ammu juba sellise piiri, kus me saame õlgu kehitades öelda, et mis seal ikka. No, see kõik algas ikkagi pühapäeval ETV eetris olnud saatest ja ma pean küsima, Martin Helme, kas te kaotasite puldi ära, et ei saanud kanalit vahetada? Ei, aga küsimus ei ole minus, vaid küsimus on ERR-is, et sellist asja isadepäeval eetrisse ei lasta. Ja nüüd me jõuame minu meelest asja ivani, et minul muide kodus, ma väga vähe vaatan televiisorit üldse, ja ma olen sellega üsna tüüpiline inimene, et tänapäeval meediakasutus on ju väga palju muutub selle nii-öelda ekraanipõhiseks ehk nutiseadmed ja arvutiekraanid, kust vaadatakse ka televisiooni muide tänapäeval. Aga küsimus ei ole selles mitte minus, vaid küsimus on selles, et mida nagu mõtlevad inimesed, kes isadepäeval lasevad eetrisse siis homopaari, kes on Eesti seaduseid rikkudes ostnud endale lapsed. See on Eesti seadus kriminaalkorras karistatav, et sa ostad endale lapsi. Ja surrogaatemadus on Eestis keelatud. Nüüd sellele järgnenud reaktsioon on minu meelest veelgi ilmekam, et nad ei saagi aru, mida nad valesti on teinud ja vastupidi hakkavad jalgu trampima ja süüdistama ja põhimõtteliselt minu meelest räuklema, et neile ei tohi midagi ette kirjutada, vastupidi. Neile on ette kirjutatud ERR-i seadus, mis ütleb, mida nad peavad tegema ja mida nad ei tohi teha ja seda nad rikuvad kogu aeg ja selle rikkumise nii-öelda üle valitseb ERR-i juhatus ja ERR-i nõukogu. Keda siin olukorras siis ikkagi on kiusatud või solvatud enne kõike? Kõiki normaalseid inimesi, et Mina ei tunne solvatuna, mida see minu kohta ütleb? Võib-olla see siis ei olegi normaalne, ei tea, aga kui me mõtleme nüüd, mis asi on, kui me Eestis on teatud sellised nagu nomenklatuursed sellised väärtuspäevad, eks ju, et isadepäeva tähistame, emadepäeva tähistame, on veel mingid lastekaitsepäeva tähistame, et miks neid päevi üldse hakati tähistama, et me nendel päevadel toome eriliselt esile ja toome eriliselt eeskujuks siis sellist isadust või sellist emadust või sellist lasterikkust, mis on ühiskonnale innustav, mis tõstab meie pilgu kõrgemale, mis näitab, et see kõik on ilus ja hea, mis sellest nii-öelda argielust korraks välja tõustes tuletab meile meelde, et meil on ikkagi absoluutne enamus isasid Eestis. On sellised, kes armastavad oma lapsi, elavad koos oma laste emaga, käivad iga päev tööl, kasvatavad oma lapsi, hoolitsevad nende eest ja on head isad. Ja see on pingutus, on igapäevane pingutus ja selle pingutuse tunnustuseks me siis tähistame isadepäeva ja nüüd on meil liberaalid, äärmuslased, kes selle päeva ära solgivad, tuues meile nii-öelda lükates meile ette mingisugused ebanormaalsused. Eesti 200-st Toomas Uibo räägib, et äkki oleks pidanud homode asemel näitama naisepeksjaid ja rongaisasid. Kulla Eesti 200-st ei saa üldse aru, mis on isadepäeva mõte. Mõte ei ole näidata ühiskonnale, et meil on probleeme või meil on ebanormaalsust või meil on halbu asju, vaid vastupidi, sel päeval näidata, et meil on häid asju, ilusaid asju, et meil on ka see ühiskonna osa, mis toimib suurepäraselt ja ilusti ja me tunnustame seda. Ja sellest nad ei saa üldse aru, Aga teid saatesse kutsudes muretsesite ka aja mõttes, et kas lapsed saavad kenasti kooli, et mis sellest siis halba on, kui selliseid hoolivaid ja häid isasid on kaks?
No aga mis selles halba on? Ma tahaksin selle anekdoodi rääkida, kuidas inimesed istuvad arsti juures, ütlevad, me oleme proovinud ja näe, ei saa last, mille peale arst ütleb, kuulge mehed, mis te jamate. Et ei ole olemas sellist asja nagu 2 isa ühele lapsele. No lihtsalt ei ole ka nendel inimestel, keda meil seal ERR-is näidati. Nad on ostnud selle lapse ja see on tegelikult kuritegu. Et see on ju inimkaubandus. Tuletame meelde, kui meil oli lastetoetuse äravõtmine siin 2023. aastal Kaja Kallas karjus meile, kuidas naisi ei tohi kohelda nii, et paned raha sisse ja vupsti laps tuleb välja või kuidas Siim Kallas rääkis, et konservatiivide arvates on naised nagu mingisugused lehmad, et igal aastal peavad sünnitama. Ei ole. Nüüd me näeme, et niimoodi mõtlevad hoopis liberaalid. Et kui 2 homomehel on vaja peret mängida, kodu mängida, siis paned raha sisse ja vups laps tuleb, eks ole, et kuskil on keegi, kes on müünud oma munaraku, kuskil on keegi, kes on müünud oma embrüo, nende päris ema, need lapsed mitte kunagi ei näe, see kõik on ebanormaalne. Ja seda siis meile nii-öelda kuidagi siukses ilusas ninnu-nännu-nunnu positiivses kastmes presenteerida isadepäeval on punkt 1. See ongi see homopromo, millest konservatiivid on ammusest ajast kogu aeg rääkinud, et meil toimub lakkamatu homopromo. Punkt 2. See on kõik ebanormaalne. Punkt 3. See on Eestis seadusega keelatud. Ja ma tulen tagasi selle juurde, et ka meil siin täna, eks ole, küsimused, et mis siis probleem on, mis siis viga on. Et see, et ERR-is ei saadagi aru, et see on vale, mida nad tegid, ongi põhjus, miks nad tuleb laiali saata. Ajakirjandus uurija Marju Himma kirjutab täna hommikul Eesti Päevalehe veergudel, et ERR tegi õigesti, et tõi eetrisse tavapärasest vähem kajastatud ühiskonnagrupi ja teemavaliku ja sellega täitis ta oma eesmärki ja kohustust, mis on avalik õiguslikule meediaorganisatsioonile seadusega pandud. Ja tore, kui äärmuslased on kõik ringkaitsesse tõmmanud ja seletavad meile, et teie enda silmad valetavad teile ja te lihtsalt olete lollid, kes ei saa millestki aru. Mulle tundub siiski vastupidi, et need inimesed, kes millestki aru ei saa, on need samad, mis iganes korüfeedeks nad ennast peavad ja need samad enda mullis elavad ajakirjanikud seal ERR-i majas. Päris maailm nii ei toimi ja päris inimesed nii ei mõtle, normaalsed inimesed nii ei mõtle ja ma tahan sellega nagu kõige oli 2023. aastal, eks ole, rüvetati meil ära abielu. Ka Riigikogu kodukorda rikkudes, minu arvates ka riigi põhiseadust rikkudes, mis ütleb, et perekond on erilise riigi kaitse all, siis lõpetati ära see, et abielu on ainult ühe mehe, ühe naise vaheline asi, öeldi, et abielu on 2 füüsilise isiku vaheline asi. Ja siis liberaalid, kes rammisid selle meile irvitades kurgust alla ühiskonnale. Ühiskondlikku nõudlust selle järgi ei ole, ühiskondlikku toetust sellele ei ole, tänase päevani enamus ühiskonnast arvab, et see on vale. Ja siis ütlesid, et teema lõpetatud, liigume edasi. Ja kuhu me siis edasi liigume? Liigume edasi laste ostu, inimkaubanduse, beebikaubanduse, siis nii-öelda normaliseerimise juurde, liigume edasi transsoolisuse normaliseerimise juurde, meil on 7. klassi ühiskonnaõpiku õpetuse õpikus on meil, et sugusid on mitukümmend ja joonealune tärnikene, tuletage meelde, mis asi on bioloogiline sugu. Me liigume edasi järgmistesse dekadentsuse sügavustesse ja liberaalid tahtsid meile tookord öelda, et see on meil nüüd tehtud, sellest me rohkem ei räägi, liigume edasi, aga mina ütlen, ei ole see tehtud, selle me tühistame üks päev, selle abielu rüvetamise ja me liigume tagasi normaalsusesse. Te räägite normaalsuse kaitsmisest, aga kuidas me saame ühiskonnas defineerida, mis on normaalne, ilma et keegi tunneks ennast kuidagi välistatult? See on nagu vale probleemi püstitus, et praegu ma vaatasin üle mingi teleklipp ka, kus küsiti, kas homoseksuaalsus peaks olema Eestis keelatud. Mitte keegi ei ole nõudnud selle keelustamist. Mina küll ei tea, et oleks keegi nõudnud selle keelustamist. Me nõuame normaalsuse taastamist. Normaalsus on see, et igal lapsel on õigus emale ja isale. Õigus. Ei ole 2 mehel õigust kasvatada lapsi, vaid igal lapsel on õigus isale ja emale. Ja see on loodusseadus. Siin ei ole nagu sotsiaalsete sugude marksistliku konstrueerimisega mingit pistmist, et tähendab, hullud inimesed võivad elada igasugustes hulludes luuludes, aga päris elu on selline, eks ju. Ja normaalsuse ohverdamine selleks, et mingid pöörased äärmuslikud ideed ja neid pööraseid äärmuslikke ideesid siis ühiskonnale peale suruvad marginaalsed grupid saaksid ennast tunda hästi, ei pea nii käima see asi. Kas normaalne ei võiks lihtsalt olla siis see, et vahet ei ole,
kas on ema ja isa, aga põhiline on see, et lapsel oleks armastavad, hoolivad ja teda hoidvad vanemad. Ei, no me jõuame tagasi selle isadepäeva loo juurde, et see ju oligi selle isadepäeva algse tähistamise mõte, et me näitame seda, et lapsel on armastavad vanemad ja lapsel on nii ema kui isa, me tähistame nii emadepäeva kui isadepäeva ja see armastus on loomulikult tähtis ja laste kasvatamine, laste saamine üksi ei piisa, laste kasvatamine on see kõige suurem töö seal järel, et see on kõik see normaalsus, me kõik teame, et on olemas ka normaalsusest väljapoole jäävaid erinevaid, elu on kirju oma mitmekesisuses. Aga me ei tähista seda, me ei tõsta seda, me ei võrdsusta seda kõige sellega, mis on ikkagi see põhiasi. Ja me ei ütle seda, et kui teie arvates see nii-öelda marginaalsusesse jäävad ebanormaalsused ei ole võrdsustatavad normaalsusega, siis on viga sinus. Ei ole. Viga on nendes inimestes, kes jäävad välja sellest suurest normaalsuse peavoolust ja kes tahavad, et kõik ülejäänud maailm peab ennast nende järgi sättima. Mida te selle võrdsustamise all silmas peate? See, mida meile nimetatakse abielu võrdsuseks, oli tegelikult ju abielu rüvetamine. Abielu on ühe mehe, ühe naise vaheline asi ja ei midagi muud. Ja kui me tõstame sinna kõrvale selle, et me hakkame abieluks nimetama ka kahe mehe vahelist või kahe naise vahelist asja, siis on abielu ära solgitud. Ja mulle tuuakse siin statistikat, et kui see hakkas kehtima, Eestis on üle 200 siis samasoolise paari ennast registreerinud, aga see oli see esimene laine ja rohkem neid ei tule, neid on siin võib-olla kümmekond paari aastas, paarkümmend inimest aastas, aga sellepärast oli siis vaja kogu ülejäänud ühiskonna arusaam ära likvideerida sellest, või see ära solkida sellest, mis on normaalne. Nii ei käi see asi. Nende paarikümne inimese või paarisaja inimese pärast ei tohi ülejäänud ühiskonda sundida nii-öelda maha salgama või taganema või pea peale pöörama oma arusaamadest. Et see on rünnak normaalsuse vastu, see on rünnak ühiskonna tegeliku toimimise vastu, see on ühiskonna lõhestamine. On see kuidagi isiklikult teid praegu siis mõjutanud, et samasoolised on saanud abielluda? No mina ei arva, et me peame rääkima sellest, mis on isiklik, et minu isikliku eluga on kõik hästi. ei tunne kuidagi, et minu isikliku eluga oleks, ma räägin ühiskondlikest protsessidest. Ja meil peab olema võimekust aru saada, kus on probleem. Eesti on iibekriisis. Nii sügavat iibekriisi, kui meil on praegu, eks ole, laste vähesust, ei ole kunagi olnud. Ja kõik kratsivad kukalt, et ei tea, kust see tuli. See tuleb sellest, et me oleme tegelikult ju alates 23. aastast on liberaalne leer alandanud naisi, mõnitanud perekondi, trahvinud küll automaksude, käibemaksu tõusude, toetuste äravõtmisega noori peresid, ja saatnud välja sõnumeid, mis lammutab ideaale. Ideaal on see, et mehelikkus on eelduseks, et sa oled isa, naiselikkus on eelduseks selleks, et sa oled ema, neid ideaale lammutatakse. Ja tulemuseks on see, et me rahvusena oleme hukukursil, et need asjad peab olema võimalik omavahel aru saada, kus on põhjus, kus on tagajärg. Eelmisel nädalal tuli EKRE välja ka sellega, et tuleks välja astuda Istanbuli konventsioonist, mis on naiste vastase, aga ka meeste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon. Ma saan aru, et see on vist inspireeritud ikkagi sellest, mis Lätis juhtus. No osaliselt küll jah, et lätlased on meile näitavad ikkagi ideed küll või eeskuju, aga siin tuleb jälle korrigeerida, et ei, Istanbuli konventsioon ei ole naistevastase vägivalla vastase võitluse konventsioon. Istanbuli konventsioon on äärmusideoloogia riikidele pealesurumise konventsioon. Istanbuli konventsioon ütleb selgesõnaliselt juba kohe alguses 3. paragrahvis, kui ma õigesti mäletan, et soorollid on sotsiaalne konstruktsioon. See tähendab, ei ole olemas bioloogilist meest, ei ole olemas bioloogilist naist. Sugu on see, mille me kokkuleppeliselt otsustame, vulasoolisus või transsoolisus või mis iganes, pöörased äärmuslikud ideed meil siin juba keerlevad, eks ole, et see on sugu. Ja siis me hakkame võitlema selle soolise diskrimineerimise vastu, siis me hakkame võitlema naistevastase. Istanbuli konventsioon muide on naistevastase vägivalla instrumendina kontraproduktiivne, sest et
kõige suurem tagasiminek naiste õiguste valdkonnas, kõige suurem nii-öelda kahju naiste kaitsmisele on transideoloogia edenemine. Seda ütleb meile J.K. Rowling, seda ütlevad meile vanakooli feministid ka. Et kui sul ikkagi mees, kes ennast kuulutab naiseks, tuleb naiste sporti, nii nagu juhtus olümpiamängul, Alžeeria mees läks, astus boksi ringi, lõi naisboksijale esimese 30 minutiga ninaluup puruks, siis see on naistevastane vägivald. Kui sul astub mees, kes ennast peab naiseks, naiste riietusruumi või sauna ja hakkab seal tegelikult neid ahistama, siis see on naistevastane vägivald ja Istanbuli konventsioon edendab seda. Lisaks sellele Istanbuli konventsioon loomulikult edendab või paneb riikidele kohustuse leppida igasuguse immigratsiooniga kolmandast maailmast, sest kolmandas maailmas on naiste olukord halb ja liikmesriigid peavad siis aitama neid immigratsiooni soodustamise abil. Istanbuli konventsioon on üheselt Eesti-vaenulik ja loomulikult tegelikult ka naiste-vaenulik, nii et see on hästi võlts jutt, et ta on naiste kaitseks mõeldud asi. Kui realistlik see kõik nüüd teie hinnangul on, see ERR-i sulgemine ja Istanbuli konventsioonist väljaastumine? Ja, ma olen ka kuulnud argumente, et las EKRE räägib, et seda ei juhtu niikuinii, ma ütlen vastupidi. See kõik juhtub nagunii, et me oleme ületanud selle punkti, kus äärmuslased oma kultuurirevolutsiooniga ja oma hullude pööraste inimvihkajalike ideedega on selle nii-öelda tippmark on käes ja me sealt moolt tagasi liigume ikkagi normaalsusest tagasi ja ERR on märgitud organisatsioon, ta läheb likvideerimisele kunagi niikuinii, Istanbuli konventsioonist astume välja kunagi niikuinii ja ega muutus ei tule kellegi teise kui EKRE-ga. Täna tahaksite teie Eestis ajakirjandusvabandust selles mõttes piirata? Vastupidi, ma tahan ajakirjandusvabadust suurendada, ma tahan erastada selle organisatsiooni, et kas mina saan piirata täna näiteks, mina Riigikogu liikmena erakonna esimesena saan piirata Postimeest, Kukut, ei saa, see pole minu võimuses, sest teil on omanik, võib-olla omanik saab teile öelda, et seda teeme, ärme tee, aga ERR-il on ka muide omanik ja ERR-i omanik on Eesti rahvas on omanik läbi parlamendi, parlament tegi nõukogu ja nõukogu valis juhatuse, aga parlament on teinud ka ja seaduses on paragrahv 7, mis ütleb, mida ERR tegema peab, mida ta tegema ei pea ja ERR seda rikub kogu aeg, nii et nõukogu ja juhatus on läbi kukkunud selle seaduse täitmise nõudmisel. Ja selles mõttes ei mina ega ükski teine poliitik ei saa keelata Kukut või Delfit, aga kui me räägime ERR-ist, siis ERR-il on ka omanik ja omanik peab vaatama, kas nad teevad seda tööd, mis on omaniku ootusega kooskõlas või ei tee seda tööd. Ja nad on aastast aastasse leidnud ERR-i, me vaatame täna neid reageeringuid, mis tulevad ERR-i nõukogust, ERR-i juhatusest, ERR-i toimetustest, siis nende hoiak on raevukas. Meil ülemusi ei ole, aga on. Millises maailma riigis on asjad normaalsuse piires teie jaoks, kust me peaksime eeskuju võtma? Ungarit ma võin alati kiita, Ungari on suurepärane riik, Poola on suurepärane riik, Ameerika liigub Trumpi juhtimisel tagasi normaalsusesse. Kas Venemaal on ka midagi sellist, mis teile meeldib? Mina ei ole suur Vene sõber ega Vene armastaja, minu meelest on Venemaa õudne riik, aga Venemaad meiega võrrelda muidugi on mõttetu, selles mõttes, et on totalitaarne riik ju üleni, et seal ajakirjandusvabadust loomulikult ei ole ja keegi vist ei teeskle ka, et oleks. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme, suur aitäh tänase intervjuust. Aitäh kutsumast.